kõigile. Palju nebelikke. Aitäh. Sai tehtud. Ma mäletan, kuidas ma ikka kord julgustasin sind ka mingis algusfaasis. Ma ei kahelnud selles mitte kunagi, aga muidugi nii ruttu sai see valmis, kui tagant jälle mõelda. Kuidas sulle endale tundub, kui raske seda raamatut oli kirjutada? Tähtaeg on kõige parem motivaator. Nii et lepingusse sai küll selline natuke pluss-miinus tähtaeg pandud, aga ma ikka võtsin selle endale eeskujuks. Ja tegelikult tähtaega muudeti isegi lühemaks natuke, et saaks enne Hollandi kuningapäeva saaks raamatu valmis, mille me ka saime. Et seda närvipinget oli ka päris palju. No, väga tore, et raamat on nüüd olemas. Ma lugesin rahulikult läbi selle 2 nädala jooksul. Ma ei tahtnud lugeda korraga ja see raamat on ka selline, mida on väga mõnus lugeda vaikselt, sest mulle meeldib see, kui inimene räägib detailidest. Inimene räägib kultuuri erinevustest läbi selliste pisikeste detailide lookeste, nagu sa oled teinud. Et see on väga õnnestunud raamat selles mõttes ja väga naljakas on ka. Ja sul on see oskus olemas. See oli juba, see on ka sinu proosas, et Meelike on kirjutanud. Mina olen 2 raamatut lugenud, rohkem sa võib-olla veel ei ole kirjutanud proosat. On ju ilukirjandust muidu. Jah, need 2 naistekat on. Ja, naistekat, jah. Kui keegi tahab liigitada naistekat, meestekat, võib liigitada. Minu jaoks kõik raamatud on lihtsalt hea kirjandus või kirjanik on hea jutustaja. Ta räägib loo muhedalt. Midagi vahet ei ole, kas see on Sauna Endel või on vana ema või keegi laps, kes on hea rääkima. Mul on tegelikult omajagu küsimusi, mida ma ei teagi, kas ma julgen küsida, sest sa oled kogu selle raamatu jooksul hoidnud natuke nagu neid saladuse looris. Siis ma mõtlen, et kui sa ei taha sellest rääkida, siis ju ta siis väga ei taha, aga need on ka hollandlastele vist pakkunud natuke imestamiseks põhjust, kas või seesama sinu nimi. Kuidas nende, ja seda sinu jonni on ka päris palju, et sa teed ka elu keeruliseks seal mitu korda. Aga et selle, kas ma saan õigesti nüüd aru, et no Meelikesega on selge, see on eesnimi, aga Empuu on sinu eksabikaasa terve nimi. Villup on eksmehe nimi. Empuu on ikka Eesti pere poolt, isa poolt. Nii, sellest see segadus. Et Empuu on sinu enda, Villup on, mina mõtlesin, et Villup on Hollandi nimi. Mulle tuli pähegi, et see võib Eesti nimi olla. Nii et tegelikult see jääb ikkagi lasta jääda siis saladuseks, mis on sinu mehe nimi üldse. Seda, kas ta raamatus tema perekonnanime kordagi on öeldud? Sellest on juttu ka, kui ma kirjutasin, et miks ma ei ole Meelike Schneiders. Just Schneiders, ja see oli tohutu segadus seal raamatus ja ega siis ma lihtsalt hüppan üle. Kas sa tahad lugejatele ja publikule siin öelda ka seda natuke seda, et meil on kõik, miks ikkagi, miks sa teed elu nii raskeks, kui sa tead, kui raskeks see läheb, kui sa pead Hollandis, miks sa ei mõtled seda Schneideri nime endale? Sellepärast, et hollandi keeles sarnane sõna Schneiden, lõikama. Schneiders on siis rätsepad vitmuses, et mitte Schneider, vaid Schneiders. Ja mulle juba see paras keeleväänaja öeldi iga kord, et Schneiders. See lõpu S ei tule mul hästi välja.
ja hollandi keeles sõna schneiden kirjutatakse SNIJ ja den. Ehk siis, kui me läheme kuskile välja, ma teen selle broneeringu alati, et jah, Schneidersi nimele ja siis seal kirjutatakse SNIJ, mitte saksapäraselt SCH. Ehk siis ma peaks ikkagi ka seda saksa nime neile tähtaval ütlema. Ja kui ma pean nagu nii neid ükshaaval seda nime ette lugema, siis vahet pole, mis nimi on. Jah. Miks sa Hollandisse läksid omal ajal? Ma olin varem elanud Inglismaal, Iirimaal ja Põhja-Iirimaal. Seega mulle meeldis selline elada aasta siin, aasta seal. Holland uus riik, miks mitte, koliks sinna ja eks siis varsti kolik kuskil mujale ja... Ja kui kaua sa nüüd Hollandis oled alaliselt elanud? Niimoodi võid öelda, et ta on kodu on olnud sul? Alaliselt on nüüd 5 aastat ametlikult saab suvel. Ja kui küsitakse, siis ma ütlen, et 10 aastat Hollandis miinus 2,5 aastat, mis ma olin Belfastis ja käisin vahel Mehekülas. Kas Hollandis saab elada, nagu mulle tundub raamatu põhjal, et kas Hollandis saab ka elada ilma, et sa hollandi keelt oskaksid? Ikka, vaata mind. Jaa, seda ma mäletan, et raamatut lugedes, et tegelikult ta tundub nagu koht, kus on võimalik tõepoolest ikkagi asju ajada ja siis, kui on keegi kõrval, kes annab nõu, kui läheb liiga keeruliseks mingisugune ankeeti, eks ole. Just. Ja mulle ka tundub, et Hollandi inimesed siiski tahavad probleeme ka lahendada, et kui on miski halvasti, nad tegelikult bürokraatia nii hull siiski ei ole. Need lood, mis seal on, ei ole nii masendavad, kui näiteks Eesti Migratsiooniameti lood võiksid olla. Või, mis sa ise arvad? Minul on lihtsalt see eestlaslik kogemus, et kuidas kõike saab, eks ole, internetipangaga saab logida maksuametisse ja kõik, et ma olen ilmselt sellepärast üsna ära helitatud ja kaeban, et Hollandis ei saa veel nii hästi, aga tõesti, kuna ma tulin Eestist ehk Euroopa Liidust, mul oli väga kerge see immigratsiooniprotsess, praktiliselt ei olnudki, tuli ennast lihtsalt kirja panna ja öelda, et tere tulemast. Need, kes tulevad muudest riikidest, nemad peavad Hollandi keele kursustele minema, nad peavad juhiload, kõik dokumendid ära vahetama, et ühtpidi on neil selles mõttes lihtsam, et pannakse ikkagi keelte kooli, aga minul öeldi, et ei öeldudki midagi. Ja, see on tõepoolest hea vabas Euroopas, et liikumine on meile kõigile kergem. Keele õppe vastu sul siiski ärkas huvi ja sa oled mõned aastad käinud kursustel. Eks keelt saab õppida ka vabal käel. Ja seal on toredaid sõnu, et välja tõmmata, mis on lemmiksõnad, nagu ka kas või hamsteren või hamsteren, jah. Ja Amsterdam on koht, kus elavad närilised Hollandis. Aga tundub, et sulle tegelikult hollandi keele õppimine ka on hakanud meeldima viimasel ajal vastata. Või õpid sa sunniviisiliselt? Ikka jah, pigem sunniviisil, et keele õppimine on minu meelest väga igav protsess ja pikk protsess, et ma ei ole osanud seda veel enda jaoks põnevaks ja nauditavaks teha, aga lihtsalt ajapikku läheb kergemaks, sest ikkagi kuulen sõnu ja hakkan ühendusi looma. See sõna on sellepärast selline, sest 10 aastat ma mõtlesin, et huvitav, mida see tähendab. Et ta läheb kergemaks, aga ikkagi see keeleõpe on tüütu ja igav. Jah, kui saab hakkama inglise keeles, et siis ju otseselt ei ole vaja. Aga kas siiski, mis sa arvad, kas
10-20 aasta pärast sa hollandi keelt räägid juba ladusalt või jääb see selliseks, et ma mõne sõna tean ja orienteerun kultuuris ja ussiliinidega ja mis iganes või mis sa ise arvad, mis hollandi keelega sul tulevikus saab? Ma arvan, et ma saan ta päris heale tasemele, et suhelda ja ise saan aru, aga aktsent kindlasti jääb, et ma ei hakka seda üldse lihvima ja ma aega kulutama sellele, et ma ikka kõlaksin rohkem nagu hollandlane. Kas sa oled ise, ütleksid enda kohta, oled sa perfektsionist? Ei, absoluutselt mitte. Ei ole. Ja, sest ma seda mõtlesin siin raamatus, kui ma lugesin neid, sa tundsid väga rõõmu ühest rikkurite perekonnast, sinu sõnad, kelle juures sa käisid koristamas, kes ikkagi ei olnud perfektsionistid, vaid võtsid asju rahulikult. Et mulle nimelt jäi selline tunne, et selle raamatu põhjal, et sul on tegelikult nagu mõlemad need, et võib-olla sa tahaksid võtta nii rahulikult nagu Hollandis võetakse, aga samas sul on selline eestlaslik tahtmine ikkagi asjad korraldada, nii nagu sa täpselt ise soovid ja sinu järgi sa ei häbene ega seda öelda või on küsimus siin otsa, kas su mees on tuhvlialune, kas nii võib öelda? Ma ei ütleks, et ta on tuhvlialune, aga ta on väga teistsugune. Teeb hea meelega kõike, mida sa talle ütled. Seda raamatus jäi natuke nagu selline mulje, et selle isegi tema ema, ta oli seal nagu vahel, sinu ja oma ema vahel ja üldiselt need kõik olukorrad lahenesid mõnusalt, nii nagu oli vaja, ehk nii nagu sina ütlesid. Õige valik mehed, muidugi normaalne mees, selge see. Ta on väga teistsugune kui keskmine mees või keskmine eesti mees, kuna mul esimene abikaasa oli eestlane, et väga teistsugune, et ma ei ütleks tuhvlialune, ta lihtsalt ei viitsi igast asjast kinni haarata ja probleemi tekitada, sest nagu sa ütlesid, et lõpuks ma teen ikka, mis mul mõttes oli, aga siis on hunnik tüli jääb ju ära. Ma võtan väga rahulikult, aga see kõlab küll natuke eesti mehe moodi ka. Tark eesti mees võtab ka rahulikult. Mis mulle hullult meeldis oli see, et see oli väga tore, kui sa otse ütled midagi, et näiteks siin võib-olla endiseid peegimehi ei ole Tartus kohal, aga sa kasutasid väga head sõna endiste meeste kohta, kes tahavad, et nad tahavad ise juua alkoholi ja siis sina pead olema kaine autojuht. Las seda sõna te saate lugeda sealt ise, aga on sul tahtmine, kas sul endal on tahtmine võrrelda natuke Eesti või Soome mehi, mis Soome, vaata mõtled ka Soome. Nii palju küsitakse mu käest. Tegelikult ma vihkan seda küsimust õudselt. Pigem ära võrdle, ütle pigem, mis Hollandi sinu enda mehes ja Hollandi meestes üldiselt, mis sulle nende juures on meeldinud? Võib ka võrrelda. Nüüd on jah pikk paus. Jah. Või on siis, või vahet ei ole, ongi nagu Eesti mehed. Nad on väga perekesksed. Kas Eesti mees ei ole? Või kus tas väljendub? No, minul muidugi seda pere kogemust ei ole, et me ei pea ühte last jalgatrenni teist ratsutama viima ja siis pärast kokku leppima, et kes nad lõpuks siis veel, ma ei tea, ujuma viib. Aga nagu ma näen oma tuttavate pealt, et selline see pere dünaamika on küll väga selline koostöö põhinev ja kuna Holland on väga sellise võrdsuse maa, siis seal ei ole, et eks ole, tema viib hommikul lapsed kooli ja õhtul tuleb koju ja teeb süüa, et seal nad ikkagi kodutööd ja kõik sellised ülesanded on nagu kenasti kahe peale ära jagatud, et võib-olla ma teen mõnele Eesti mehele liiga, aga minu teada see ei ole nii tavaline Eestis, et
ikka pigem naised saavad selle suurema töökoormuse. Jah, selles osas ma ka kahjuks vastata eriti ei oska. Aga nüüd, kui nüüd mõelda selle pere peale, sa kirjutasid selles raamatus, et sulle tegelikult on olulisem sinu sõbrad, on nii? Vastab tõele. Et miks see peaks olema nagu kinni perekonnas, kui ta tegelikult on tal oma sõbrad on need, kellega tahab aega veeta ja olla. Et siis kas on juht selles mõttes mingi asi, mis on häirinud, kuidas see perekesksus siis natuke seda kammitseb seda elu seal Hollandis, kas see tähendab ka seda, et ka sinu mees peaks olema kuskil oma ema juures parandamas väravat või ema juures kuulama teda selle asemel, et sõpradega koos aega veeta või kuidas see väljendub tegelikult see olukord? Pigem sellised nagu kohustuslikud õhtusöögid või lõunasöögid, et iga pühapäev käiakse ema juures, kas siis õhtus söömas. Jõulud on kindlasti, et 25. ma ei tea siis kumma ema või tähendab siis kas mehe või naise vanemate juurde ja siis 26. minnakse siis teise vanemate juurde, et see on alati selline kohustuslik, et meil seda ei ole. Et algul natuke oli nende jõuludega, aga jällegi, et meie pere on meie kahekesti, meil on natuke teised reeglid, aga üldjuhul on selline, et lihtsalt käiaksegi, teatud nädalpäeval käiakse alati vanemate juures söömas, sest nii on aastakümneid tehtud ja... See Hollandi võrdsus mulle väga meeldib, selles mõttes meeldib see, et inimesi võetakse nagu omaks ei sunnita keelt õppima, see on ikkagi õige, et ei sunnita inimest. Ise teab, kui õpib, see on väga normaalne riigis. Väga palju selliseid normaalseid asju tundub, et on Hollandis muidu ka. Isegi mulle tundub, et immigrandid on teretulnud, mujalt tulnud inimesed on teretulnud sinna riiki. Aga samas ma tahaks siiski küsida sellist nagu klaaslae teemat, et kas on olemas ka siiski, et kas on olemas ka piirid, kust välismaalane enam üles nagu tegelikult ei saa Hollandis või ta ongi niimoodi, et sa elus jõuad siin nagu tahad ja teed, mida tahad, sõltumata sellest, et oled sa valge või must või tuled sa või mujalt, et kas seal poolakaks on peetud sind ja poolakateks peetakse tihti kõiki välismaalasi. Aga see tundus ka selline pigem lihtsalt selline rumalus, et need ongi kõik ülejäänud ongi Poola maailmas, et nad ei nagu süvene sellesse, mis asi on mingi Eesti, Soome, Läti, Leedu või miski muu. Aga kas on mingit, kuidas nende nii-öelda välismaa kogukonnaga Hollandis on pilt ja kuidas sa ise koged seda, kas sina ise tunned, et sa saad Hollandis elades jõuad nii kaugele, kui sa viitsid? Minu kogemus ütleb küll, et sellist seda klaaslae teemat immigrantidel ei ole, et umbes 17-18 miljonit inimest ja seal peaks miljoni kanti olema immigrante. Väga palju on endistest koloniaalmaadest. Holland vallutas päris palju riike, et on Surinamest, on Arubat, on Indoneesiast, et kuidas nagu minu arust on nii huvitav, et nad väga sõbralikult selles vallutajamaal elavad, et me ei kujutaks ette, et lähme Venemaale elama, sest Venemaa on nii suurt rolli Eesti ajaloos elanud, et see on hästi huvitav, et nad nagu hea meelega elavad seal oma vallutajariigis põhimõtteliselt. Et minu teada küll ei ole see immigrandiks olek piirang. Umbes niimoodi see tundus ka mulle, et väga rooseline see pilt, kui ma viimast korda, mitte elus viimast korda, aga ühe korral olen Hollandis käinud ja olin seal 3-4 päeva, siis nii mõneski mõttes tundus seal riigis paljud asjad olid korraldatud sedasi, et tahaks küll
Riigikogu liikmeid sinna viia ja vaadake, kuidas saab asju teha. Kas või ikkagi selline lihtne asi, et ei pea olema mingi mürk roheline, aga see on täitsa tavaline, et inimene sõidab jalgrattaga. See ei ole, inimene sõidab jalgrattaga, isegi kui see on kastamees, see on lihtsalt tavaline. Tavaliselt inimesed teevad seda. Aga meil Eestis kipub olema see, et sa oled nii nagu sa jalgrattaga sõidad, siis on kohe nagu mingi ultra, mingi kahtlane element, aga Hollandist oli väga nauditav vaadata. Ma ise ka hüppasin jalgrattasõdulasse seal. See oli üks üllatus minu jaoks. Mis üllatus, et pigem positiivsed, aga võib ka negatiivseid tuua, aga mis positiivsed üllatused siin on tabanud Hollandis elades? Jalgratta teema oli kindlasti esimesed paar nädalat mina käisin ainult jala, sest ma kartsin, et kui ma rattaga sõidan ja mingi avarii juhtub, siis mul ei ole isegi tervisekindlustust, aga selgus, et autokindlustus katab ka jalakäi ja õnnetuse korral. Et siis ma julgesin juba hakata rattaga sõitma, et jah, see jalgrattateed on igal pool ja kuidas Holland aastakümneid tagasi tabas selle nõksu ära, et teeme kõik vaid rattateed ja siis vaatame, kui autod mahuvad, mitte nii nagu igal pool mujal. Taanis on ka rattateed väga head, et jah, et minu jaoks algul tundus ka, et rattaga, kuidas täiskasvanu sõidab rattaga, läheb tööle ja et lips lehvib ja portfell on kuskil sanga otsas, et see on nii lapsik. Aga ratas on kiire, tihti linnas on rattaga kiirem kui autoga, sest rattateed läheb igalt poolt otse. Ja, ma olin tegelikult ise üsna skeptiline selles osas, enne kui ma Hollandisse läksin, sest ma mõtlesin, et niikuinii see nii ei ole. Kas te liiga mõtlen juba, ma mõtlesin ka nagu põhjamaine mees. Aga see oli väga üllatav, kuidas lihtsalt Google Maps esimese asjana ta näitab sulle, kui kiiresti saab sinna jalgrattaga. Ja seda ei näita Tartus näiteks Google Maps, meil üldse jalgratta, kuidas rattaga saab Eesti Rahva Muuseumisse. Minu tudengid on Maaülikoos välistavad tudengid pööranud selle tähelepanu, et siin ei ole jalgratta sümbolit üldse Google Mapsis Tartu puhul. Ja siis ongi juba, kui ta juba näitab seda, et sa saad jalgrattaga siit nii kiiresti ja seal on auto kõrval ja jalgsi. Et juba see on esimene asi, aga teine üllatus on, kui ma Rotterdamis ringi sõitsin, et täpselt minuti pealt need ongi, need töötavadki. Isegi auto Google Maps paneb ikka paari minutiga võib panna puusse, aga see töötas täiesti laitmatud, et võib-olla, sõit need rattateed olid lihtsalt niimoodi nii head ja see oli nii hea sõita, et selle järgi oli, see oli nii imeline, väga tore kogemus tollal Hollandis. Pluss see ka, et kliima on selline, et sa saad aasta läbi sõita. Et see 1-2 päeva, kus mingi lumekirne maas on, et selle elab üle. Et jah, iga ilmaga sõidad rattaga ja nii ongi. Ja sõidab peaminister ja kuulsad ja kumalised kõik sõidavad. Aga et keegi valesti tõesti aru saaks, et ma olen mingi rattahull, mulle meeldivad ka väga autod ja sinu mehe auto firmast oleks soovinud natuke rohkem rääkida. Ma olen varem ka mõelnud selle pärast, et ma olen Facebooki sõbratel olnud väga lahedaid autosid seal vahel. Ja teie ka kirjutasite Porschega minema pulmast. Aga räägi sellest, et kuidas autokultuur on Hollandis? Autokultuur, liiklus minu jaoks oli ka kohe märgatavalt rahulikum. Ma ikkagi elasin Tallinnas 11 aastat ja viimased aastad sõitsin ka Tallinnas autoga, et vaadata, kui rahulikult need autod kulgevad võrreldes Eesti liiklusega. Sa tahad öelda tõesti, et Amsterdamis on rahulikum autoliiklus kui Tallinnas? Amsterdamis ei tasu üldse liigelda, jala ei ratta ja autoga. Sa mõtlesid siis ikka kodulinna? Ikka jah, väikeses Tartu suuruses Volleris. Ja. Või jah, Hollandis üldiselt.
jah, Hollandis üldiselt, et jätame need suurlinnad, kesklinnad välja, aga lihtsalt see sõidukultuur on selline rahulikum ja kiirteedel ka, et ei ole sellist hirmsat sõelumist. Aga kas see tähendab seda, et kui inimene ikkagi elab sedasi sellises kohas, ma ei tea, kas see Hollandis on võimalik, kust rongiga ei saa kuhugi, aga et ta autoga, ütleme Hollandis maal, et ta ei lähe autoga Amsterdami, aga kas ta siis sõidab selle autoga oma lähimasse raudteejaama ja läheb sealt rongiga Amsterdami või kuidas ta Amsterdamis ära käib, kui on vaja käia? See on üks võimalus, et kui on rohkem aega, sest jah, igal poole rongiga ei saa, et on bussid või rongid ja oleneb siis, kui kiire on. Et vahest rongiga võib ka natuke ringiga minna või need sprinterrongid, mis peatavad igas kohas. Aga võimalikult palju püütakse ka seda autostumist vältida, et näiteks mehe vanaisa elab kortermajas, mis on kohe rongijaama vastas ja need olidki mõeldud inimestele, kes ei soetagi autot, et kui üks parkimiskoht on, aga oligi mõeldud, et elate rongijaama lähedal ja 2 sammu ei ole rongijaamas ja sul ei olegi autot vaja, et võimalikult palju seda autode massi vähendada, sest Holland on ikkagi ju pindalalt Eestist natuke väiksem, samas rahvast on 10 korda rohkem, isegi rohkem. Aga kas autos selline staatuse sümbol ei ole siis, nagu ta on ikkagi meil Eestis ja Põhjamaades, kuigi ei taha seda inimesed tihti tunnistada, aga tegelikult ta on ka väga oluline meil siin. Pigem ikkagi liiklusvahend, et selline keskmine auto, et mida suurem ja võimsam ja värvilisem, siis seda rohkem tekitab naabritele, et mis sa eputad. Osta tavaline väike hall auto ja üks asi, mis tõesti üllatas nüüd raamatu puhul oli see, et seal ikkagi sinu auto oli mingi tore lilla, helelik lilla või? See on vist fotoga raamatus ei ole. Ametlikult on redise punane värv, ehk siis selline roosa lilla vahepealne Toyota Aygo. Jah, aga raamatus on juttu küll sellest, et peaks olema nagu selline armastama seda, et oled keskmine, Harju keskmine igast mõttes ja et ei tahaks selle auto värviga ei tohiks nagu eristuda, vaid kõik, et see kohalik lemmikauto värv seal on hall. Hall jah, ja eriti veel selline matthall või selline asfaldihall või neid hallitoone 50 või rohkem ja mida märkamatum ja matim on seda populaarsem. Ja võib-olla seal halli auto juures siis on see, et selle pesemisega seda nagu võib-olla läheb vaja pesta. Ka see on üks selline, oled sa mõelnud selle peale? Niimoodi ei ole mõelnud, kuna meil tänavad on puhtad, Hollandis käiakse ka saabastega toas ja kui mõni imestab, siis meil ei ole pori ja plõga ja seda liivasodi, sest lund ja jääd ei ole ja tänavaid pestakse. Tegelikult tänavad on puhtad, et ma pean meie käest küsima, et äkki on mingi teema sellega. Raamatus on palju juttu rahast, kuidas ja võrdlust ka, et mis maksab kui palju ja kui imelik see on või ei ole ja kuidas see rahateema, see läbib tegelikult. Ma hakkasin isegi oma raamatus, mida ma ei võtnud kaasa, ma hakkasin panema nagu ringe nendest lehekülgedest, kus räägitakse rahast. Aga ma lõpetasin selle üsna ruttu, sest tegelikult siis need tuli nii palju. Ma tahaks küsida, et mis sa arvad ise, kas see on selline teema kõigil, kes mina elan ka välismaal, ma tulin ka just siia Soomest. Aga kas see on selline teema, et kui välismaalasena, kui lähed teise riiki elama, siis hakkad panema tähele mingisuguseid selliseid asju, et kui palju miski maksab, mille peale nemad kohalikult üldse ei mõtlegi. Aga sinu jaoks on kõik see selline uus info või millest see võib tulla, et see hollandlaste selles raamatus koonerlus, mis on minu jaoks täiesti uus asi, mille kunagi mõelnud, et nad on
ma olen mingi millegipärast Kuklas teadnud, et šotlased on niisugune rahvus, aga see koorelus tundub, et on ka hollandlaste väga omane. Et kuidas sa tahad, et kas see rahast rääkimine on ka seal, kas need rahateemad, kas nendest ka väga palju räägitakse seal? Kas kõik räägivad seal ka rahateemast nii palju, kui selles raamatus on juttu rahateemast või on sa lihtsalt, et sa oled avastanud kõiki asju? Ma ei mäletanudki, et ma nii palju olen rahast kirjutanud. Seal on jah, kui palju miski maksab või niimoodi, seda on tegelikult päris palju seal. Aga oskad seda kommenteerida, sest mina väidan, minuga võib inimesed võivad vaielda siin ka, aga mina väidan, et Eestis eriti ei räägita rahast üldse. Siis keegi ei julge minu rääkida rahast. Sest rahateemad on nagu tabuteema minu jaoks. Ma väidan Eestimaal, et see on nagu igaühe nagu selline, et rahaasjad on igaühe nagu väga isiklik teema. Minu meelest siin võrreldes nende teemadega, mis seal oli ka juttu sinu raamatust, võidate sealt, ma ei tea, kust kohast lahti teha, siis saab siit mingi rahateema kindlasti välja võtta. Täitsa esimene lehekülg 196 retseptiravimitest on siin juttu, aga see on ka väga huvitav võrdlus, mis siin tuleb välja. Retseptiravimid saab, neid antakse seal, see oli nüüd Belfasti kohta. Belfastis Iirimaal antakse tasuta. Põhja-Iirimaal, jah. Ja see oli nii lahe, et see oli ka väga tore siin, et arstile sina ütlesid, et ta küsis, et mis retseptiravimid soovite, kas ühte või teist, siis Meerik ütles, et andke siis mõlemad, kui juba tasuta saab. Õige lähenemine, väga õige. Aga kõik need tervisekindlustuse, siin on palju tervisekindlustuse käest peab välja käima ja ikka on siin rahast juttu siinsamas. Siin võtame teist. Äkki tuleb see jalgpalli teema, seal vist ei olnud? Ei, ma ei taha, sa ise ei taha rääkida, sa ise tahad, isegi jalgpalli teema on parem kui rahast rääkimine. Sa oled rahast kirjutanud väga palju ja need on väga huvitavad teemad tegelikult, sest see on selline põnev asi, sest esiteks meie kõik siin arvame, et kõik, mida rohkem eestlast arvavad, et soomlast on rikkad, soomlast arvavad, et rootslast on rikkad, rootslast arvavad, et norrakad on rikkad. Eriti kui sa elad Hollandis, siis sa pead olema ikka pururikas. Need, kes elavad Londonis ja New Yorgis, need on ikka täitsa multimiljonärid. Et see on selline mõtlemine Kuklas, mille raske on sellest nagu ka loobuda. Võib-olla sa isegi tahtsid nagu natuke alateadvuses maailmada seda teema. Ma ei ole ikkagi Hollandi kuninga abielus näiteks. Hollandi kuninga naine on kuninganna. Seal on võrdsus ikka. Et ei ole kuningas ja kuninga naine. Aga minu meelest eestlased räägivad rahast ikka väga hea meelega. Pigem ta ei ole muidugi selline positiivne jutt, et ikkagi, et raske ja hinnad tõusevad ja kõik, aga see on küll huvitav, et raamatus raha teema. Võrdlused on ikka huvitavad. Huvitav on ju võrrelda erinevaid asju. Ja see on ka väga oluline, kui mõelda, et välismaal elamiseks või isegi, et kui sa lähed kuhugi puhkama, oli täiesti loogiline, et sa mõtled, et näed, kas me lähme sinna või seal tasub minna kuhugi mujale. Sellest on ka seal juttu Pulmanesiga seoses. Aga ei, mina ei tunne puudust üldse sellest, et seal jalgpallist juttu ei olnud, sest sa ei ole jalgpalli inimene. Kui keegi ei ole jalgpalli inimene, miks peaks teda siis piinama? Et see on kõik, see on väga, väga hea. Ja ma loen mõnuga seda, millest sa oled siin kirjutanud ja mis sulle on meeldinud. Ja kuidas on osa nendest näiteks toitudest, mida sa kirjeldad Hollandis, on minu jaoks tuttavad osast, ma olen nekkinud seal Hollandis, osasid lihtsalt niisama teadnud. Aga kuidas sul räägi meile natuke Hollandi toidukultuurist veel midagi, mis tahaks eriti esile tuua, mis raamatus on sellest räägitud, aga mis seal on selline sinu kas või
kas või üks asi, mida sa tahaksid kindlasti, mis siin Tartus või Tallinnas oleks mingit Hollandi asja võimalik siit saada, mis siin võiks olla? Kohe niimoodi küsid, sest mis ma olen märganud seal lugemisväljakutses, et seal ikka mõni küsis, et kas sellest oli juttu ja sellest, et siis ma avastasin, et mul oli välja jäänud kibeling, selline taignas praetud õline kalasnäkk, aga kuna ma olen seda 10 aasta jooksul 2 korda söönud, keskmiselt iga 5 aasta tagant, et siis ma ei pidanud seda ilmselt oluliseks, aga ütlen ausalt, et kui ma selle viimase lugemise tegin ja raamat trükki läks, et ega see oli ikka 1-2 tagasi, et ega ma palju ei mäleta, mis seal oli, et ega ma oma raamatut ise uuesti lugenud ei ole, et Need minusarja fenomen ongi ju tegelikult selles, et seal üks inimene räägib seda, mida tema on, mis talle on meeldinud, nii et ta ei ole, imelik on nõuda, et miks seal ei ole seda või teist. Tuli meelde. Eestis ei, või kui siis pakutakse väga harvad kohvidest, ei ole seda latte macchiatot. Ta on latte, cappuccino, aga latte macchiatot ei ole, aga seda ei ole ka paljudes teistes riikides. See nagu väga oluline oleks. Kuidas sa kirjeldad seda Hollandi latte macchiatot? Mis seal on sees? See vist on veel rohkem piima ja vahtu või... Sest esimene asi on ju see kohvituum. See on siis üks espresso shot inglise keeles. Kohvituum on see lall ja siis selles latte macchiatos on siis piima ja siis veel vahtu rohkesti. See kõlab küll nagu loogiline. Millegipärast Hollandis on latte macchiato ja see on väga populaarne, et... See on nagu suur latte, suure vahuga. Ja ikka sellises läbipaist pikas klaasis, et Eestis kiputakse kõik need cappuccinod ja latted ja kõik vahuga kohvid tavalises sellisesse kruusi serveerida. Küll nii, aga kohv sulle Hollandis meeldis. Et tegelikult kuidas selle kultuuriga, sest on sul mingid asjad olnud ka, millega on raske seal Hollandis. Neid on kindlasti oma jagu ja kirjutanud nendest ka, aga miski, mis tuleb praegu siin meelde, et mis on millega on olnud raske kohaneda Hollandis ja millega sa võib-olla ei kohane kunagi. Kohvi ja kohvikultuuriga on kindlasti see, et nad kiirustavad ilmsesti, et võtavad kohvi, heal juhul lõunakoogi ka rohke vahukoorega, söövad, joovad ära ja minek. Aga mina teen ikka nagu eestlane, et see, mis ennem otsa saab, et kohvi on alles, kook on otsas, mõtlen siis veel koogi. Ja siis poole koogi pealt vaatad, nüüd on kohv otsas, võtaks siis veel ja siis need hollandlased vaatavad kella ja on väga närvilised, et mulle nagu see kohvikus käimine või istumine on selline mõnus enda aeg, mitte et kiirelt üks espresso hinge alla ja siis edasi ländata. See oli natuke üllatav raamatus minu jaoks, sest ma mõtlesin ise, et hollandlased just on nagu võtavad rahulikult asju, mul ei ole, aga siis võib-olla neil oli oma pere juurde kiire. Alles täna ma vaatasin Pihlaka kohvikus Tartu selline odavam kohvik, seal olid pensionärid ja neil ei olnud kuhugi kiire ja väga tore oli neid vaadata, mina tahan ka selline pensionär olla, kuhugi kiiret ei ole. Mulle väga meeldib niisugune kohvikultuur ja loomulikult sa elad selle kultuuri sees ja kui teised kõrvad võtavad kiiresti mingisuguse kohvi ja kirjukad ja jooksevad minema, siis sa ise tunned ennast imelikult selles kultuuris. Just. Selle raamatu, mina seda raamatut kiidan, ta seda ma enam ei kingi, nagu mõned minu sarjaraamatud olen vahepeal kinginud ja viinud taaskasutuskeskusesse. Aga see mul jääb riiulisse ja mul on ka väga hea meel, et kui ma käisin vabatahtlikku tööd tegemas Võrus, siis kohtusin seal turvamehega jalgpallimängu väravas ja ta tahtis kangesti rääkida minuga,
väga jutukas mees ja siis ma ütlesin, ma isegi küsisin, et mis tema on lugenud viimati. Ta ütles, ta viimati luges minu Hollandit. Selline vanem härra ja küsisin ka, kuidas meeldis. Talle väga meeldis ja lõppu, see võib-olla oleks tahtnud rohkem kuulda seda lõppu. Ma sain aru sealt nagu ridade vahel, et lõpus kirjeldad sa väga palju erinevaid linnasid. Jah, kaks lisa sellist peatükki, et kui Svollesse tulla, kuhu siis võiks minna, kui kõht on tühi või kultuuri otsid ja siis teised Hollandi, kuna ikkagi ta ei ole minu Svolle, vaid on minu valland, et kuhu siis Hollandis veel minna, sest see klišee, et käisime Amsterdamis ja need 3 asja, mida alati seal tehakse, vaadatakse, proovitakse, et inimesi julgustada mujale ka minema. Et sellepärast on need lisad seal. Ja mulle tundub, et need lisad, see lisa linnadest, et tal on midagi selle vastu, aga see natuke tegelikult minu jaoks rikkus, need lisad teeles on üldse vaja tegelikult. Aga kui nad seal on, ega nad ei sega ka kedagi, sest nad on lisad. Aga minul tekkis juba huvi Hollandi vastu juba niisamagi, et mul ei olnud neid lisasid enam vaja. Aga võib-olla need lisad on kellelgi vajalikud. Pigem ma tahaks nende lisadega on see asi, et pigem tekkis mul siuke ka selline nagu janu, et ma oleks tahtnud sealt teada nagu rohkem veel millestki. Ma ei ole selliseid lisasid varem näinud, võib-olla neid on ka teistest minu sarja raamatutes. Aga siis see tegelikult raamat lõppeski kuidagi väga järsud. Ma tegin selle nagu lisaga, et korraga hakkaski pildid. See on selline lõpetu, korralik lõpupauk ja nagu natuke tulemata, kuna seal oli need lisad, mis hakkasid summutama seal lõpus. Et see on ainult selline asi, mis seal mulle eriti ei meeldinud lõpus. Aga sa vaidled vastu? Jaa. Võid vastu vaielda. Ma olen piisavalt küsinud oma küsimusi täna juba siin. Kuidas teil publikul? Palun küsige teile ka. Monika. Ei, ma just ütleks selles mõttes seda, et minule näiteks selle minu sarja raamatute puhul ja selle puhul siin just need lisad meeldivad sellepärast, et see on täpselt see, et kui sa lõpetad selle peatükid ära, siis on see lisa on see, kus sa leiad endale mingid nipped, täpselt ongi, et lähen Svollesse, võtad, Meelikest ei ole, aga ma tean, kuhu ta soovitas mul sööma minna näiteks. Aga vaata, ma mõtlen, mul tegelikult korraks üks küsimus siin tekkis, ma sirvisin seda ja siis ma korra mõtlesin, kas ma küsin või ei küsi. See oli selle pulma ja abiellumise, sariabielluja. Kõigest 2 abielluja, sariabielluja. Mis see küsimus oli? Et sariabielluja. Ma olen enda kohta küsimärga. Ma panen Facebookis ka kuulevad, mis me küsime. Jaa, sariabielluja, jah. Kas see oli lihtsalt liialdus selle? Või sa tunned sariabielluja? Eks ta väike kirjanduslik liialdus siis, aga ikkagi keskmine on ikkagi 1 ja 2 last, et selles mõttes natuke eneseironia või ülevindi huumor natuke. Jah, sa mainisidki seda, et sul on Sex ja Linn ja Friends on sarjad, mida sa oled vaadanud ja mulle on nad, ma Friendsi eriti pole vaadanud, aga mul lõbusad sarjad oleks vaadanud, kui ma oleks noorem olnud, võib-olla oleks vaadanud, enam küll ei viitsi. Aga oleks kunagi ammu vaadanud, ma mõtlen. Aga küsimusi veel? Kui sul oli tähtaeg paigas, kui raske oli siis kirjutada, kas tuli voolavalt või kas sind rõhus see tähtaeg või ei seganud üldse? Enne just Merle ütles, et millal ma teatasin, et sain vastuse. 7. juuni. Et 7. juuni ma sain Petrone prindilt teada, et mina kirjutan selle raamatu. Ja 20. juuli sai leping kirjutatud ja märtsi lõpp panime siis umbkaudu tähtaja, mis oli siis päris korralik, et ma hakkasin niimoodi vaikselt pihta, et mul oli see kondikava juba olemas, ma teadsin, millest tuleb kirjutada, lihtsalt hakkasin kirjutama nii, nagu ma tahaksin, ehk siis käisin seal Vahvli kohvikus,
kirjutasin mingi pool peatükki valmis ja nädala pärast jälle. Aga siis natuke tuli elu vahele, et augustis suri mul isa ja siis üks kuu aega ma isegi ei suutnud raamatuid lugeda. Et üks kuu aega läks kaotsi kohe sellest esialgsest tähtajast. Ja siis, kui ma sain ennast jälle natuke kirjutama, siis küsiti, et ega äkki ei saa varasemaks seda tähtaega, et äkki niimoodi jaanuari lõpuks valmis, et nagu 2 kuud, mis ma olin juba ligi maha voolutanud, oli veel lühem. Et november, detsember, jaanuar oli ainult kirjutamine, et mõned reisid, mis mul olid juba plaanitud, said tehtud, aga kõik muud igasugused koolitused või seltskondlikud üritused, kõik jäid ära, et siis hakkas ikkagi tähtaeg kuklas tiksuma ja lõpuks siis viimane kuu ma täitsa vaatasin, et palju mul on veel vaja kirjutada, mitu peatükki ma nädalas pidin valmis saama. Ja iga nädal siis saatsin oma toimetajale ülevaatamiseks, et selline, 3 kuud olid ikka väga stressirohked, et oleks saanud niimoodi veel märtsini, oleks olnud rahulikum, aga sellegipoolest, et tehtud ta sai ja nüüd ma saan jälle raamatuid lugeda, et siis ma ei saanud isegi ei olnud aega midagi lugeda, et lihtsalt olin arvestanud kõik vaba aja ja lõpuks tõesti lehekülgede kaupa arvestasin, et palju ma olen täna kirjutanud, et kas ma täna saan seda Friends jälle 25. korda vaadata või vist mitte. Mul on selline küsimus, et seal iga peatüki algus on see eestikeelne, hollandikeelne selline vanasõnad või ütlused. Kus see mõte tuli? Minu arust see on hästi lahe mõte. Kohe see peatüki. Jah, hollandi vanasõnad on iga peatüki alguses. Mõte tuli sellest, et mul on üks paljudest hollandi keele õpikutest. See on hästi palju pilte, tõesti selline lõbus õpik ja seal oli hunnik neid vanasõnu õppimiseks, et see oli kõigepealt sellised lihtsamad, nagu ikka meil on, käbi ei kuku kännust kaugele, sellised kõige lihtsamad ja kuna mul selle raamatu kirjutamine oli mu hingel 7 või 8 aastat, kui ma tahtsin seda kirjutada. Et siis ilmselt kui jälle tuli sealt nii konkurss, otsin uusi kirjutajaid minu Hollandile, siis mul tuli see meelde ja siis ma panin ka selle oma proovitöösse, et mina paneksin Hollandi vanasõna iga peatüki juurde. Ja mõned on niimoodi kaudselt sarnased, aga enamik on sobivad täpselt, et proovisin siis leida võimalikult sobivat ja selle kohta paljud just hollandlased, kes on seda raamatut sirvinud, on nalja teinud, et hollandi keeles on mingi pikk vanasõna ja siis eesti keeles on tegijal juhtub. Neil on mingi 2 lauset või 2 rida ja et jah, proovisin natuke teistmoodi teha ja tundub, et oli hea mõte. Ja mulle väga meeldis see, kuigi tekkis tahtmine seda hollandikeelset lauset natuke veel rohkem lahti harutada, et see oli lahe. Seda võib mulle pärast kirjutada siis. Jaa, palun, kui on küsimusi, küsige julgelt. Teie võite küsida jalgpalli kohta, mina lihtsalt lubasin, et ma ei küsi. Mis nüüd edasi saab? Kirjutad või teed või? Mis saab edasi? Mul on üks mingi 40+ ideed kõik raamatute kohta, mis ma tahaks kirjutada, et kas ma valin mingi pooleli oleva asja, täitsa uue. Siis on hästi palju mõtteid, mis on, nii kui raamat läks plõhki, siis hakkas tulema, et oi, see jäi välja, et täitsa sellise, kas just minu Holland osa 2, aga on palju asju, mis jäid välja, aga nagu mahu tõttu, toimetajate tõttu, et proovida kompaktne, palju läks lihtsalt meelest ära. Kõik välismaa sõbrad küsivad, et miks me inglise keeles ei kirjuta, et võib-olla kas just tõlge või siis ingliskeelne versioon, mis ilmselt peab natuke olema muudetud, sest nüüd äkki mees või äkki loevad, et siis võib-olla mõnda kohta peaks natuke mahendama.
Ma arvan, et ei pea, nad elavad üle. Minu meelest oli ikkagi lugupidavalt olid sa kirjutanud ka oma ämmast enam lugupidavamalt ikkagi ei saaks, kui on sellised teemad nagu seal on. Kui ikkagi, see tuleb ikkagi, mees peab ikkagi nagu valiku tegema. Ja eks sinu mees on teinud ka õnneks. Ja seda, et ämm ei tule ikkagi ütlema sulle või oma lapse, on ta poeg või tütar tema elamisse, kuidas seal peab elu käima, et niimoodi ta selles maailmas küll ei tohi olla mitte ühes kultuuris, ma loodan. Aga ka neid probleeme, mis seal olid, minu meelest olid kirjutanud lugupidavalt. Aga need ämmad soluvad niikuinii, et see on ükskõik, mida sa nendest kirjutad, et selles mõttes on see, sellega peab olema valmis. Mina sooviks, et sa kirjutaksid proosat veel, need 2 proosanaamatut, mis sa oled kirjutanud, olid väga lõbusad. Sinna võid ju kirjutada absoluutselt kõike ämmadest, mida ei julge panna nagu päris selles mõttes. Seda kindlasti saab, et tegelikult mul 3. on 99% on olemas, aga ma ei leia lõppu üles. Ma tean, et ma kirjutasin lõppu, aga ma ei tea, kuhu ma selle kirjutasin. Et põhimõtteliselt on nagu raamatu jagu proosat olemas. Ja Eestis ei ole häid naistekkaid eriti. Et selles mõttes on, et Meelikse kirjutatud raamatud on väga hea algus. Ma loodan, et sa selles vaimus seda rida kirjutad edasi. Et ikkagi plaan on. Ja, et sul on oskus kirjutada niimoodi, et see on tekst on samas kerge, lõbus ja sisu, siis on sisu ka. Et see on väga tore. Kui kellelgi küsimusi rohkem ei ole, siis tõmbame otsad kokku ja saab küsida ka ju veel küsimusi siin autogramme kirjutades. Aitäh! Aitäh!